vaiksemaks. Nii, tere tulemast sellesse uude vlogi. Täna on neljapäev ja 6. juuni. Ma just jõudsin lennujaama ette, ma lähen tööle. Täna 6. juuni, täna on mu sõbranna Kertu sünnipäev. Palju õnne sünnipäevaks, Kertu. Homme me tähistame tema sünnipäevaga, nii et kuigivõrd ma äkki võtan teid ka kaasa. Mõtlesin, et ma teeks ühe suvise nädalavahetuse vlogi teile. Äkki ma saan teile anda ka mingid ideid, kuidas oma aega sisustada suvel. Kõigest ma ei tea, see ei ole vist probleem kellegile, mida suvel teha, aga nagu äkki te saate ka mingit inspiratsiooni või mõtteid. Või lihtsalt siis meelelahutust vaadata, mida mina teen ja kus ma käin. Kui ma lõpetan kell 5, siis Mari-Liis tuleb siia. Me läheme Võsule. Kui ta jõuab peale tööd, siis ta võtab meile süüa midagi kaasa. Ja siis me sööme seal Võsul ja siis me tahame teha sükest asja, mida me oleme harrastanud viimasel ajal. Tegelikult eelmine suvi ka tegime niisugust kõndjooks matka või nagu üldiselt me teeme nii, et me jookseme 5 mintsa, me kõnnime 5 mintsa, me jookseme 5 mintsa, me kõnnime 5 mintsa. Et sest eelmine aasta me tegime see Võsu, Käsmu, Võsu ja jalutasime selle mingi, siis ma ei mäleta, äkki mingi 15 kiltsa, võib-olla umbes 15 kiltsa ja me ainult kõndisime ja sellega läks nagu päris palju aega, nii et sellel aastal me mõtlesime praegu, et kui me teeks seda jookskõndi, siis me saaks selle tunduvalt varem lõpetatud, sest eelmine aasta me jõudsime tagasi koju reaalselt mingi öösel kell 12 või midagi siukest. Nii et läheme siis tööle praegu ja pärast lähme Võsule ja ilmaennustus on järgmine, praegu on siuke vihmane, nii et loodame, et õhtuks tõmbab selgeks. Mul on ausalt öeldes üks jalg täiesti katki hõõrunud tussudest, nii et ma ei tea, kuidas ma saan üldse joosta või kõndida või midagi. Plaan on selline igal juhul. Nii et näeme varsti. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows, if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. Mammu teeb blogi contenti, ma teen niisa. Asjad on paigas. Mul on videograaf kaasas. Jõudsime nüüd tagasi koju, kell on kohe 11 õhtul. Iga mõnus oli reaalselt nagu Võsu ja Käsmu lihtsalt, ma ei tea, Eesti kõige ilusamad kohad, nagu seal on nii ilus ja me võib-olla nädalavahetusel laupäeval läheme uuesti sinna kanti, oleneb kuidas ilm on. Aga me plaanime laupäeval ka kokku saada ja teha midagi sarnast. Ja täna me tegime siis 13 kilomeetrit ja ma ütleks enamus aja me jalutasime, vahepeal sörkisime veits, et siuke ülimõnus. Nii et kohtume teiega juba homme. Valmis. Lukk on täna siis selline, siuke oversized blazer ja siis pikk valge kleits.
Lähme siis Kertu sünnipäevale. Ma hullult tahaks tegelikult pikemalt rääkida teiega ja ma mõtlesin, et ma jõuan seda teha enne seda välja minemist, aga tundub, et mitte, sest et ma olen juba hiljaks jäänud. See sünnipäev toimub seal suveterrassil ja täna peaks seal olema mingi hooaja avapidu või midagi sellist. Jõues on suht külm, nii et ma loodan, et mul on okei. Kuigi Kert ütles, et seal on mingid need soojuslambid. Nii et ma tellin takso ja siis let's go! Ja ma jõudsin koju. Ma ei tea, ma ei vloginud mitte ühtegi klippi. Nii et ma vaatan, kuidas homme selle vlogimisega läheb. Kui sama halvasti kui ennemad päevad, siis ma pean vist tegema 2 nädalavahetuse vlogi, sest et ma praegu pole üldse filminud. Aga muidu, Brigitte jäi mulle lilli, sest ma ei olnud näinud mu sünnipäevast saadik, nii et väga armas. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in dead. Täna on laupäev. Okei, ma pean teid kuskile mujale panema, see on nii ebastabiilne, ma ei saa niimoodi hoida teid oota. Ma joon oma kohvi muidu rõdul. Njam. Nii, nüüd te peaksite stabiilsemalt seisma. Ma leidsin reaalselt ainsa varjulise koha oma rõdul hetkel. Nii et ma filmin siin. Ja te näete, et ilm on nagu mega ilus ja soe, on ju. Tänaseks lubati tervet päeva vihma ja sellepärast me canceldasime Marilisega oma plaanid, mis me olime tänaseks teinud, sest hommikul, kui ma ärkasin, näitas, et terve päev saab vihma. Ja nüüd on nagu mega ilus ilm. Ehk siis ja siin teiega rääkida eilsest, kuna ma ei rääkinud eile väga midagi. Nii et räägime sellest sünnipäevast. Esiteks siis, nagu ma ütlesin, see oli Kertu sünnipäev. Kertu on mu sõbranna, kellega me käisime koos ülikoolis, me tutvusime ülikoolis. Ja nüüd meil on niisugune 4 sõbrannade punt ülikoolist saadik. Ja kõik me eile olime seal sünnipäeval ka, mis on nagu mega tore, et isegi pärast ülikooli, kui meil ei ole nii palju asju, mis meid võib-olla omavahel seoks, eks ju, me ikkagi nagu saame kokku, leiame üksteise jaoks aega, prioritiseerime üksteist endiselt. Aga ja me kohtusime ülikoolis, me õppisime koos psühholoogiat. Sellest äkki ma räägin rohkem kunagi tulevikku. Muidu me oleme kõik 4 üli erinevad, aga üks asi näiteks, mis meid täiega seob, on see, et meile kõigile väga-väga meeldib reisida. Siuke asi, mida me kõik väga armastame. Meil on 4 grupp on ju ja me oleme käinud koos reisimas ka päris palju. Ja näiteks ma arvan, et suht esimene reis, mis ma nagu täiskasvanu eas tegingi oma sõbrannadega, mis oli nii-öelda mu enda raha eest. Käisime mitte 4, aga 3 selle sama grupiga. Me käisime Ibizal, ülikooli, ma ei tea isegi mitmendal aastal äkki siis mingi esimesel. Ja pärast seda me oleme käinud koos, need koosseisud on vahepeal muutunud, sest kõik 4 alati ei saa igal poole tulla, on ju. Aga no okei, Kertu sünnipäeval, räägime Kertust siis. Ma olen Kertuga, me käisime siis Ibizal, siis me käisime Islandil,
siis me käisime Kreekas, Maltal, Hispaanias. Ütlen, kas me oleme veel kuskil käinud. Ühesõnaga, see on siis kõigi nende aastate jooksul, mis me oleme teadnud, on ju, me oleme nagu reisinud. Issand, mul on siuke tunne, me oleme veel kuskil käinud, mis mul ei tule meelde. No ühesõnaga, sõbrannadega reisimine on ikka nagu täiesti midagi muud, on ju. Ja noh, oma 400 pundiga me oleme käinud Rootsis ka, aga see võib-olla ei ole nii märkimisväärne siin. Aga see on nagu üks siuke asi, mis meid on täiega ühendanud. Ühesõnaga, eile oli see sünnipäev, käisime seal suveterrassil, on ju. Suveterrassil esines üks poiss, kes osales Superstaari saates eelmine aasta. 100% kindel ei ole, et ma ütlen õigesti ühte nimega Andreas Paljak oli. Meie üllatuseks ta tegi isegi suht vähe laule. Võib-olla nagu oli see, et me olime ise, nagu me olime pisid, me tegime mingid viktoriini seal Kertu sünnipäevärk, aga meile tundus, et ta tegi nagu nii vähe laule, et nagu meie eeldasime, et see on, et kui me saime teada, et tema esineb, et siis suure osa õhtus nagu ta esinebki, aga nagu reaalselt meile tundus, et tegi mingi, ma ei tea, 6-8 laulu äkki. Aga ma võin täiega mööda panna. Ühesõnaga, me eeldasime, et rohkem on seda live-muusikat ja vähem seda DJ-d, aga rohkem on ikkagi seda DJ-muusikat. Ja siis jah, ma jõudsin koju, läksin magama mingi kell 3 öösel ja täna laupäev ja ma olen üksi kodus. Ekul on mingid kergejõustikuvõistlused ja ma olen üksi kodus oma vaba päeva hommikul, mis on nii mõnus, sellepärast et minule nagu meeldib üliaeglaselt oma hommikuid alustada, mulle meeldib juua kohvi, chillida, ma ei tea, nagu ma võin nagu tunde ärgata vabal päeval ja lihtsalt nagu olla rahulikult, aga Eku on nagu väga vastupidine inimene, tema on väga siuke aktiivne, energiline, ta ei kannata väga mingit passimist ja ta on siuke, et ta peab kogu aeg midagi tegema. Nii et kui ma saan üksi kodus olla nädalavahetuse hommikul, siis see on nii mõnus, et ma nii naudin seda, sest Eku arvas mingi, okei, mis ma nüüd teeme, kus ma nüüd lähme, mis peaks tegema, seda peaks tegema ja siis hakkab mingi, ma ei tea, lihtsalt tõmbleb ringi kogu aeg ja see nagu ajab mind hulluks nädalavahetuse hommikuti. Nii et ja tema on oma võistlusel, mina olen kodus ja ma tegelikult, ma vist olen juba ajagraafikust maas, sest ma jäin siia liiga kauaks istuma. Me saame kokku Mari-Liisiga. Ma peaksin nagu poole tunni pärast liikuma hakkama. Kas teile tundub, et ma olen valmis? See mu pidžaama, eks ole. Aga ja ma panen mingid kaevad natuke võib-olla sportlikud riides selga ja me läheme Laulasmaale. Meil olid teised plaanid, aga siis ilma tõttu me nagu lükkasime need plaanid kuskile tulevikku. Ja no nüüd ma ütlengi, et tegelikult on mega ilus ilmaga ja Laulasmaale läheme, siis me vist seal mingi matkame või kõnnime või jookseme või lähme randa või metsa ja pärast sööme kuskile. Et siuke plaan on, et nagu maksimaalselt palju igal pool käia ja nautida ilusaid ilmi, kui neid on ja lihtsalt seda suve, on ju. Ma võtan teid meiega kaasa. Nii, ma olen nüüd kohal ja ma ootan Mari-Liisi. Ja kes oleks arvanud, et mina olen see inimene, kes autoga läheb inimestele nende koju järgi. Uskumatu. Ja siis me läheme Laulasmaale ja ma ei ole sinna ka kunagi ise sõitnud. Ja no näiteks üleeile ma käisin Võsul, sinna ma ei olnud ka kunagi, olin küll. Üleeile käisime Võsul, sinna ma olin ühe korra ise sõitnud, aga ühesõnaga ma olen viimase ajal suht nagu challenge inud ennast nende autosõitudega tublisti. See on nii ilus. Kuidas kommenteerid? Väga mõnus, väga ilus, väga lae. Mis on erinevad versus Käsmuga? Ma ei tea, ma tead mõlemad täiega. Kuhu rohkem meeldib? Vali lemmik? Ei vali. Vali, otsusta. Mõlemad meeldib. Kumb sulle Laulasmaa, ju? Laulasmaa. Loodusi võtsid ikka.
olukord on järgmine. Me tahtsime sinna Oti ja Matilda kohvikusse sööma minna ja siis see oli täiesti täis öeldi, et ooteaeg on 45 mintsa. Ehk siis me jäänud siin ootama, me võtsime sealt kohvikust mingid pirukad kaasa ja siis käisime poes, ostsime juua. Ja nüüd me läheme siis randa sööma, sest et jah. Ja ma kohe tahangi näidata, me läheme randa, onju. Ja ilm on selline ja alguses me pidime ujuma ka minema. Mamma arvab siiamaani, et ta läheb ujuma, mina ei ole selles nii kindel. Nii, ilm tundub palju teotav ja ma läheme sinna oma pikniku pidama enda meelest. Super! Siuke ilm muidu, et suure tõenäosusega meie piknik jääb siin pidavalt, sest nagu ta on jõhke räädu ülikülmas. Nii et me võib-olla läheme siis tagasi. Lehva! Tagasi autos. Vaata ka Türisalu pangale. Tere hommikust, on pühapäev, ma ei tea, mis kuupäev. Pühapäev, kell on 8:13 ja me läheme tööle. Ma käin vist Circle K-st läbi ja võtan endale kohvi ja süüa, sest ma ärkasin 7:30 ehk nagu viimasel minutil. Ja ühesõnaga, võtaks süüa midagi ja ilm on ülikole, ülituuline, ülivihmane. Nii külm, 12 kraadi. Kus suvi läks? Mis sa tahad? Mis sa vajad? See on ka räägima täpselt. Eku tahtis temaga rääkida. Mina ei taha. Eku palus, et ma filmiks jälle. Okei, tegelikult tööl on käidud. Täna on nii rõve ilm. Kuidas kommenteerid? Ma ei taha Ekul on paha tuju. Räägi, miks sul paha tuju on? Ei ole mingi paha. Ma ei räägi. Ei, sa ei küsi. Peretüli tuleb siit praegu. Mis on? Räägi. Okei. Tööl on käidud ja nüüd ma ei tea, mul on ilm on halb ja sellel aastal ma kuidagi ei ole üldse effortit pannud, et meie terrass oleks ilus ja suvine. Meil on seal 2 üliilusat amplit, mis Eku ema mulle sünnipäevaks kinkis ja siis ma sain oma emalt 2 amplit, mille ma istutan ümber pottidesse ja meil ongi vaja 2 potti. 2 potti on vaja, kui ma saaks need istutada ja siis ma ei tea, ma tahan veel midagi sinna terrassile, aga ma ei tea mida. Sest varasematel aastatel on meil nagu rohkem seal toimunud ja rohkem effortit pannud sellesse, et seal oleks ilus ja mõnus ja see aasta on ta kuidagi vähe tähelepanu saanud mult, aga kuna mul ei ole mingit visiooni, mida ma tahan, siis me suht sihitud, lähme käime praegu veits poodides ja mingi käime Jyskis äkki, siis Horteses, Bauhausis äkki. Ühesõnaga, tegelikult meil ei ole liiga palju aega, sest me lähme maale, aga enne sinna minekut me siis käime paaris poes läbi ja vaatame, mis me siis leiame. Mis sa selle kohta ütlesid? Sul on ju? Esimene ost, Eku valis endale hortensia. Me pidanud taimi ostma tegelikult, aga noh, läks nüüd nii. Tulin ostma neid, mis ma tulin ostma? Mis see siis oligi? Ma tulin potte ostma, ma ei pidanud taimi ostma ja nüüd ma ostsin veel ühe taime, mis vajab potti. Aga kus on potid? Ei ole. Eku, mis sa teed? Sofi.
pikk. Äkki. Kui tahab keegi osta, siis grill sümbol. Sofi! Sofi! Mis sul on siin? Mis sul on? Kus sa lähed? Pidi. Josi. Sorry. Okei, need lihtsad jah. Pane siia, selle peal rääkisin sinuga. No siis saab siia. No praegu ma vaatan seda. Tere hommikust, unimüts. Tere hommikust, unimüts. Tere hommikust, unimüts. Me teeb see. Me teeb ette seal. Mida on suuremad ja... Nii, minul väga suur jook, Liisul väga suur jook ja vanaema jook. Tilkakene espresso, sa pead eriti kange siin, tilke ei ole. See on täiesti imelik. No ma olen vaja lihtsalt, ma olen vaja. Ciao! Ciao, Bello! Ikka ütles nädalavahetusel, et ta oli täiesti ära unustanud üldse, et ma sellega tegelen, ehk siis nagu vlogimisega, sest ma pole viimasel ajal üldse vloginud. Ja jah, juba oli ära unustanud ja nüüd teeb nägusid siin, et ma vlogin. Ei tee. Teed küll nägusid. Ühesõnaga, lähme nüüd Gemossi, sest et mul on vaja osta niisugused väikseid pudelikesi, sest me neljapäeval hakkame mammuga tegema värskeid mahlasid ja mul ei ole neid kuskil hoiustada. Nii et kiire trip sinna ja õhtul hakkab meil terrassi peal väga põnev õhtu on ees ootamas, sest me hakkame mingi taimi ümber istutama ja sööme terrassile värki, kuigi täna on nagu just oli räige padukas. Nii et võib-olla mitte kõige parem õhtu selleks valitud, aga kuna kõik õhtud ei ole vabad, siis me võtame selle, mis meil võtan. Ja ei tundub nii pruun praegu. Või tundub mina väga hele. Ühesõnaga, lähme Gemossikesse. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Väga excited. Me hakkame terrassil natuke sättima ja möllama. Ja by the way. See on tegelikult meie naabrite kass, aga see on kogu aeg siin, et ta on nagu meile sisse kolinud põhimõtteliselt, ma ütleks.
ta nimi on Tiit. Joo, Tiit on nii nuuska. Oi, kui tubli poiss oled. Joo. Ühesõnaga, ma kastan lilletõra ja siis me istutame mingit taimi ümber. Aga ma võtsin nädalavahetusel maast, istutasime mu ema kasvuhoonest 2 kirstomatit meile poti sisse. Nii et väga põnevusega jään ootama, kas see tomat hakkab meil siin midagi tootma kunagi. Praegu meil on siin terrassil veits tohuvapohu, sest me alles korraldame kõike. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me. Kogu need jõusaali aastad. No näed, On vilja kandnud. töö on vilja kandnud. Ja me tegime lihtsalt nii mööda arvestada selle mullaga. Võtsime reaalselt 1 pakki ja arvasime, et me saame, ma ei tea, mitu taime sellega istutatud. Nii et Teku käis vahepeal poes. Ja nüüd me siis jätkame. Nii, salatit, rukolat, biffi, sibulat, juustu, tšillimaja. Tundub hea. Nälg on suur. Peremees kommenteerib. Kõht on päris tühi. Sama, kell on mega palju. Kell on kohe 9. Ja ma okei, massis näitasin ka, aga ma ostsin nii ilusad 2 kokteiliklaasi. Ma ei tea, miks me 2 ostsime, ma juba näen, et neid on vaja vähemalt 4. Ei taha. Reaalselt nii ilusad. Nii et sõbrannad, tulge džindoonikut jooma. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. Aitäh, et sa nii hea söögi tegid. Nii, kõhud on täis ja see söök oli nagu mega maitsev. Õues on mega külm praegu, seepärast ma olen niimoodi pleedi sisse sossusse ennast pannud, aga vihma sadas ja värkidega enne. Ma tõmbangi selle praegusega selle vlogi otsad kokku. Läks nagu nii palju pikemaks, kui ma arvasin, et see vlog tuleb, sest et ma mõtlesin, et ma teen ainult selle. Kuidagi mugavatas ainult teile ja ühesõnaga. Ma mõtlesin, et ma teen ainult nädala lõpuvlogi ja nüüd täna on juba teisipäeva. Vot, nüüd läks mõned päevad üle, aga aitäh, kui sa vaatasid seda videot. Ma ei olegi üliammu rääkinud seda, et kui teile meeldivad mu videod, siis palun subscribe'ige mu kanalit ja likeige seda videot, sest et nagu see annab mulle täiega motivatsiooni, et ma tean, et teile meeldivad või et on inimesi, kes järjepidevalt vaatavad mu videoid ja kellele meeldivad mu videod. Nii et jah, kui te olete mulle kirjutanud kas või eraldi kuskile või siis siin videotes kommenteerite ja likeite, siis päriselt ka täiega äge ja täiega annab motivatsiooni nagu teha neid videoid. Sest ma ütlen, monteerimisega ma endiselt pole väga sõbraks saanud ja praegu on ka kell on täiega palju õhtul juba, on ju. Ja hea meelega ma läks tuppa mingit seriaali vaatama või midagi, aga ma tean, et ma pean monteerima. Ma monteerin praegu seda Taylor Swifti videot. Ja ma lähen tuppa, ma monteerin veits aega ja siis homme ma kavatsen
päris pikalt monteerida ja homme ma vaatan täiesti nagu enesetunde järgi, et tuju järgi põhimõtteliselt, et kas ma hakkan vlogima homsest uut videot ja teen siis kolmapäevast pühapäevani näiteks järgmise video, et siis on järjest nagu 2 vlogi filmitud. Ja siis teiega on see dilemma ka, et kas te üldse viitsite suvel vaadata neid YouTube'i videoid või pigem nagu vähem vaadatakse videoid. Ühesõnaga, andke mulle tagasisidet ka, kas suvel nagu pigem on huvi väiksem või täpselt samamoodi vaatate suvel kõiki videoid edasi. Ma ise tunnen, et ma vähemalt nende ilusate ilmadega, et ma tõesti nagu, muidu ma ju vaatan ka hullult teiste vloge ja YouTube'i on ju, aga et nende väga ilusate ilmadega nagu pigem ei vaadanud. Nii et oleks tore teada, kuidas teil on. Aga kõik, kes olete siiamaani jõudnud, aitäh teile, et te vaatasite ja ma loodan, et teile meeldis. Ja näeme juba uues videos. Tšau!